Alustame algusest. Meedia pole juba mõnda aega rääkinud Trumpi rahuplaanist, kuna nad on olnud nii hõivatud Iraaniga, mistõttu tuli Trumpi 31. juuli avaldus kõigile suure üllatusena. Hamas oli nõustunud täielikult relvad maha panema, just sellega, mida nad olid kogu selle aja keeldunud tegemast. Mis siis muutus? Selgub, et päris palju, kuid Hamasi nõustumine relvituks jääda ei ole tegelik lugu. Lähme tagasi 2025. aasta oktoobrisse, kui Trump kuulutas välja selle 20 punktiga Gaza rahuplaani. 9 kuud oli see kinni selles, mis pidi olema esimene etapp, relvarahu, mis jõustus pärast seda, kui Hamas vabastas viimased Iisraeli pantvangid ja 2026. aasta jaanuariks, kui viimaste pantvangide säilmed tagastati, liikus plaan teise etappi, mis pidi käsitlema keerulisemaid küsimusi. Desarmeerimist, Iisraeli vägede lahkumist, valitsemist ja ülesehitust. Kuid 6 kuu jooksul ei juhtunud tegelikult midagi. Läbirääkimised jätkusid, kuid venisid ja võitlus Gazas jätkus. Ja äkitselt teatas Trump sellest läbimurdest, mida kõik olid pidanud võimatuks. Kuid juba mõne tunni pärast Hamasi ametnikud täpsustasid tegelikke tingimusi. Hamas oleks relvad maha pannud ainult siis, kui Iisrael oleks kõigepealt lõpetanud kõik sõjalised operatsioonid ja täielikult Gazast lahkunud ja lubanud humanitaarabi sissevoolu ning tunnustanud Palestiina riiki. Mõned ütleksid, et see pole üldse kokkulepe. Väited läbimurdest on teoreetiliselt õiged. Hamas on nõustunud relvad maha panema, kuid ainult seetõttu, et nad teavad, et need relvitustamise tingimused ei täitu kunagi. Tegelikult ei pea nad relvi maha panema. Nad võivad lihtsalt väita, et teevad seda ja vaadata, kuidas surve liigub Iisraelile. Kas sa saad strateegiast aru? Väga hea, sest Iraani olukord järgnes veelgi kiiremas tempos, kuid täpselt sama mustriga. Augusti alguses teatas Trump, et on valmis alustama otsustavat sõjalist rünnakut Iraani vastu. Iisrael läheb maksimaalsele valmisolekule. Hävituslennukid liiguvad positsioonidele, pommivarjendid avatakse. Mõni tund hiljem teatas Trump, et ta on kirjeldanud Hormuzi väina rahuraamistiku ja Iraani tuumaprogrammi kohta. Kuna Trump peatas sõjalise eskalatsiooni vahetu ohu, nõustudes taas läbirääkimistega, väidavad mõlemad pooled nüüd edusamme, kuigi liiguvad vastassuundades. Trump teatas, et ta sundis Iraani läbirääkimistele. Iraan teatas, et oht on peatatud. Kumbki pool ei loobu tegelikult olulistest seisukohtadest. Tuumaläbirääkimistega nõustutakse alles hilisemas etapis, kui teatud tingimused esmalt muutuvad. See tähendab, jah, me liigume läbirääkimistes edasi, aga mitte nende asjade osas, mis läänt tegelikult huvitavad või mida Trump soovib, pigem meie tingimustel, ja me jätame mulje, et Trump on probleem. Kas sa näed seda? Sama strateegia nii Hamasi kui Iraaniga. Need toimuvad täpselt samal ajal ja kuigi teemad on erinevad, see on identsne.